Hello, how you doing? Oodake, mul on lens natuke must. Tere tulemast tagasi minu kanalile. Viimasest korrast, kui ma filmisin, on päris pikalt tegelikult möödas. Või no mis päris pikalt, me filmisime Ameerikas. Aga nii mõndagi on juhtunud. Mul oli hea meel selles mõttes, et me saime seda nagu endale hoida, seda infot, aga see oli nii stressirohke tegelikult seda sõrmust varjata. Esiteks võib-olla, ma ei tea, kas te nägite juba. Tada! Vaadake seda! Näete seda! Ma olen nii excited. Nimelt, mul on lõpuks tulnud siuksed mõnusad T-särgid, kuna ma armastan helesinist ja heleroosat ja kõike. Nagu te teate ka ju sellelt cover artilt. Helesinine heleroosa on hetkel minu selline väga suur lemmik. Nii et ma mõtlesin, et merch võiks ka kindlasti olla siuke väga minulikes toonides. Need on tegelikult juba ka saadaval, nii et all descriptionis on link olemas. Need on hästi limiteeritud kogustes. Aga jah, seda merchi on võimalus sul ka võita. Ma kohe jõuan täpsemalt sinnani, kuidas ja mis ja what is going on. Nimelt, mis üldse tänane video on? Te näete kindlasti seda juba pealkirjast ka ära, aga ma tahan teile näidata, kuidas ma teen enda seda vahvad patsi. Lisaks sellele, kuna me siin kõik oleme kodused hetkel ja mina olen ka selline, et ma nagu iseenesest on mul juuksevärv juba väga välja kasvanud. Mul ei ole enam ilusaid kunstküüsi peal. Ma kiskusin kõik ära ja panin tavalise laki peale ja igatahes me kõik näeme väga ratchet välja hetkel. Võib-olla mitte kõik, aga mina isiklikult tunnen küll niimoodi. Siis ma mõtlesin, et ma tahaks teha sellise vahva, kuidas öelda, innustada teid siis minuga jagama sellise hashtagiga. Hashtag Queen of my home. Millised lookid on need, mis panevad teid endas hästi ja mugavalt tundma. Näiteks minul ongi see siis seesama hobusesaba ja mingi värviline meik. Nii et see paneb mind ennast enda kehas kõige kindlamalt ja paremini tundma. Kuigi ma armastan ennast sellisena, nagu ma olen. Ma armastan enda punatavat nägu ja akned ja kõike muud, sest et sinna ma ei saa mitte midagi parata. This is who I am. Kammimata juuksed. See on ka täiesti okei. Aga lihtsalt see võibki olla nagu, kas sa oled näiteks kodus oma lemmik dressipükstes või sa teedki mingi crazy meigi, mis iganes, milline look see ka on. Sa võid seda jagada siis enda stories, sa võid seda jagada Instagrami postitusena, kus sa paned siis selle vahva hashtagi. Kui sa jagad seda postitusena, siis nende vahel ma loosin välja ka enda merchi. Nii et kui sa tahad merchi loosis osaleda, siis sa võid selle Instagrami postitusena teha. Igatahes, siin ma nüüd olen teie ees, et näidata teile enda siis, kuidas ma teen seda. Ma ei ütleks, et see glow up on, sest et ma tunnen ennast praeguses olukorras ka väga hästi. Bella on ka siin, ta on lihtsalt maganud iga päev, ta vist naudib seda meist kõige rohkem, et me siin 24/7 kodused oleme. Aga jah. See on jälle noobi või? Ei, ma üritan üksinda hakkama saada. I can do this on my own. I can do this on my own. Esimene samm nagu võiks olla see, et ma peaksin üldse juuksed kammima. Alustame sellest. Tänane värviline meigi look. Ma kavatsen siis võtta inspiratsiooni Queen of my own'i siis cover arti. Kogu sellest, mul on poster seal, sellepärast ma vaatan kogu aeg sinna poole. Aga sellest koloratsioonist, ehk siis siuke heleroosa, helesinine. Alustame selle patsiga. Mis oleks patsiks ajangi, see on see, et sa pead tegema selle seitli ja kõigepealt ära eraldama. Ma vaatan siia viewfinderisse. Issand jumal, meil on juuksed nii palju välja kasvanud. Ja siis kõigepealt ära eraldama selle vahva tuka osa. Peaks selle peegli ka nagu kusagile panema siia. Aga mul ei ole seda kusagile panna siin. Äkki ma saan selle siia panna. Kas see on otse või? Ei ole otse ju. Martin, mul on sobi või? Aga ma ei näe, mul on peegel kinni ka, et te ei pea seda tegema selle patsi pikendusega, seda saab teha enda tavaliste juustega, aga lihtsalt ma lisan selle pikenduse, et see oleks rohkem ekstra. Tõmban end taha ja siis vaata, kas see on kenasti sirge. Ei, see on üldse sirge. When you try your best but you don't succeed. Vaadake, kui tore future husband mul on, aitab mul teha. Siit tuleb, ta peab olema nagu sirge. Praegust on ilusti sirgesti, aga mis sul ennem hakkas? Ma ei tea, lappama läks. Aitan sul hoida seda kõike siin. Ma saan seni hetkeni ise. Kuni. Sul on vaja jälle kutsuda mida? Kuni mul on vaja kutsuda. Kas sa ütled, et ma ei saa hakkama? Äkki. Mina arvan, et me peaksime siinkohal lõpetama. Aitäh, taatsite videot! Aga kui sa oled need ära eraldanud, siis on järgnev ülesanne kammida kõik taha, väga hoolikalt taha. Siin läheb aega. Nii. Käed lihtsalt väsivad nii ära. Siis ma võtan teise patsikummi ja siis teise patsikummiga teen niimoodi, et ma panen ta natukene kõrgemale. Ma näen välja veitsa nagu
ma isegi ei tea, mida see meenutab. Vahva, pikk hobususaba. Siin on need klambrid on siin sees. Ja siis ma võtan selle klambri ja ma paigutan selle hobusesaba enda hobusesaba peale. Ja ma panen selle siia vahele. Nii. Ja siis ma pean selle krõpsu osa keerama siit ülimalt ümber. Ja siis ma katan selle krõpsu osa kinni ülejäänud patsi osaga. Ma sätin need niimoodi ära. Võtan oma juukselaki, lasen seda hambaharja peale. Mul on siuke eraldi hambahari, millega ma põhimõtteliselt kõik oma juuksed kinni liimin. Ja siis lihtsalt silun siit veel need viimased beebijuuksed ära. Ja seejärel lihtsalt kõik ülejäänud lambritega kinni. Ma teen selle ära ja siis ma tulen kohe teie juurde tagasi. Mul on pats kõik asjad tehtud, juukselaki ma praegu tõepoolest ei viitsinud väga palju lasta, sest et ma ei vaja, et ta oleks mul väga pikalt hetkel peal, kuna ma reaalselt filmin ainult selle video ja see on ka kõik kuhugile ma ei lähe, aga tavaliselt ma lasen hullult palju juukselakki lihtsalt siia, et kõik need beebijuuksed ja kõik oleks lihtsalt nagu lukus. Me võime minna nüüd lõpuks meigi juurde. Ma arvan, et see ei ole väga huvitav, kui ma näitan teile, kuidas ma enda põhjameiki teen. Põhja. Teate küll, jumestuskrem, puuder, concealer. Ma sain enda põhja tehtud lõpuks. See võttis mul millegi pärast väga kaua aega. I don't know why. Kuigi ma ei teinud ka väga midagi erilist. Põhiline asi, mida ma kasutasin. Primer on mul Grown Alchemisti oma ja need saadeti mulle proovimiseks ja mulle nii meeldib see. Ma ei tea, kui väga on näha, aga ma olen seda päris korralikult ära kasutanud juba. See lõhnab ülihästi ka. Siis seejärel ma panin peale enda Wet n Wild'i foundationi ja Elfi concealeri. Väga lihtne, puuder peale. Tegin endale need fake freckle'id ka sellepärast, et why not. Järgmisena bronzer. Ma kasutan butter bronzerit. Mul ei ole peeglit. Ma kasutan viewfinderit ja ma ei ole kindel, kui hästi see toimib, sest et siit tunduvad asjad palju teistmoodi, kui nad tegelikult on. Kaela ei tohi ära unustada, sest et kõik peab olema hajutatud. Tadaa! Ma tegelikult järgmisena võiks teha põsepuna. Mul on hästi erkroosa põsepuna ka, aga ma ei viitsi seda hetkel veel panna, seda ma panen kõige lõpus. Muidu ma panen seda liiga palju ja kõik läheb lappama. Aga igatahes ma kasutan sest butter blushi ja ma panen seda siia niimoodi. Mulle meeldib põsepuna hästi niimoodi kõrgele panna. Järgmisena ma peaks kulmud ära tegema, kui te vaid näete. Ma ei mäleta, millal viimati kitkusin neid. Ma lihtsalt ei tegele nendega. Ma kasutan siis Kiko Milano kulmupuudrit. See on mitte midagi erilist. Ma kasutan seda kõige heledamat siin keskel. Ma ei täida oma kulme väga korralikult ära, sest et mulle meeldib, kui nad on nagu rohkem loomulikumad, kui pigem näevad välja, nagu nad oleks markeriga joonistatud. Järgmine punkt. Mul on väga vähe kulmukeele, mis mulle päriselt meeldivad, siis mis nagu päriselt hoiavad kulme paigal. Mida ma teen on see, et ma võtan juukselaki ja ma lihtsalt lasen seda siia peale. Ja seejärel ma teen niimoodi. Ma arvan, et see kõik senini on teile äärmiselt igav olnud ja ma ei ole kindel, kui põnev ka see järgnev osa on, sest et tegelikult ma ei tee midagi väga erilist enda silmadega. Ma ei viitsi väga palju vaeva näha, mis puudutab sellisel viisil värvilisse silmameiki. Mulle ikkagi meeldib, kui asjad on väga lihtsad, ehk siis ma väga ei tee mingeid cut crease ja asju, aga ma haaran endal paletid. Need on need 2 paletti, mida ma täna kasutan, ehk siis Blue Blood, mis te nägite, et ma unboxisin eelmises videos ja siis Jawbreakeri palett. Ma võtan siis Blue Bloodi sõrmega ja pekki, ma unustasin silmad ära primida. Tähesti kõik läheb valesti, mis vähegi valesti minna võib. Ma primin kiirelt enda silmad ära ka siis selle iPodiga. Selle ma ostsin ka USA-st. Elfi asjad on lihtsalt nii odavad, et I really love them. Nüüd ma võtan Blue Bloodi ja ma panen seda sõrmega siis endal siia alla. Seejärel ma võtan I'm Coldi ja siis ma hajutan selle siia üles. Aga ma jätan siit kõik hetkel täiesti vabaks. Kui mul on nüüd see sinine enam-vähem blenditud, rõhud sõnale, siis enam-vähem, sest et me saame sellega hiljem veel tegeleda. Siis ma kasutan sellest Jawbreakeri paletist seda erkroosat ja ma panen seda esialgu endal sõrmega, siis vaatan, kuidas see jääb. Nüüd põhimõtteliselt tuleb kõike veel hajutada ja mitme erineva pintsliga, siis me saame teie juurde tagasi tulla.
Okei, ma olen vist enam-vähem blendimisega kusagil maal, kus ma tahaksin olla. Kas ma peaksin glitterit ka panema? See pole alati see hea. Nagu kas ma teen nagu glitterlineri või ma teen nagu, kuidas ma teen? These are very hard questions. I know but you have to decide. Mis ma nüüd järgmisena teen? On see, et ma võtan silmapliiatsi ja ma tightline'in. Siis ma võtan tavalise musta lineri ja ma tõmban peenikese joone. Ja nüüd ma võtan glitterlineri. Ma võtan hõbedase. See on siis nagu see vahva kurikas, mis mul seal pildil on, kui ma otseselt inspiratsiooni võtan. Nüüd ma tõmban lihtsalt sellise peenikese joone selle tavalise lineri üles. Shiny! Marti, I did it! I did the glitter liner! Meil on jäänud veel ära värvida ripsmed. Värvime ripsmed ära Magikuga. Ripsmed on värvitud, kunstripsmed ma jätkuvalt ei kanna, sest et ma ei näe selleks vajadust ja ma ei oska neid jätkuvalt paiguldada. Saate aru küll. Järgmisena ma lisan natukene blushi veel ja ma võtan sellise reaalselt neoonroosa põsepuna. Võtan seda natukene ja ma panen seda siis veel siia peale, sest et mulle meeldib, kui mul on palju blushi. Nüüd ma võtan highlighterit ja ma panen samamoodi seda roosat highlighterit, mida ma olen siit kõige rohkem ära kasutanud. See on mu kõige lemmikum highlighter sellest paletist ja ma lihtsalt panen seda endal põse peale. Ma võtan väikse pintsli ja ma panen väikse pintsliga seda sama highlighterit endal siis nina keskele, siis kulmu alla ja silmanurkaga. Tadaa! Sellised need silmad said. Ma ei viitsi väga midagi erilist huultele teha, seega ma võtan lihtsalt enda Kylie Lip blushi, aga ma panen seda hästi vähe. Siia keskele. Võtan oma sõrme ja lihtsalt hajutan selle ära. Selleks, et huuled oleks niisutatud ka, siis ma lihtsalt panen seda NYX Cosmeticsi huuleõli sinna peale. Selline ta sai. Proovin korra. Valmis. See tähendaks mulle äärmiselt palju, kui sa jagaksid endas siis lemmikuid looke. Olgu see siis kas meigi look või milline sa kodus näiteks välja näed. See, kuidas sina tunned ennast kõige paremini. See ei tähenda seda, et sa pead panema endale hullult meiki näkku ja ma ei tea mida veel. Et lihtsalt jaga seda, kuidas sina tunned ennast kõige paremini. Kuidas sina tunned, et sa oled queen of your own. Nii et kui sa tunned ennast hästi oma lemmikdressi pükstes, kui sa tunned ennast hästi oma lemmikus peokleidis, meigiga, meigita, sul on nii palju võimalusi, kuidas seda teha. Nii et lihtsalt tee pilt, jaga seda enda stories või Instagrami postituses hashtagiga queen of your home. Kui sa seda postituses jagad Instagramis, mitte stories, siis osaled ka merch'i giveaway. Selline on minu queen of my own, queen of my home look. Nii et ma nüüd teen mõned ilusad pildid ja siis ma lähen pesen selle maha, sest et ikka loojub ja ma olen kodus ja ma kusagile tegelikult minema ei pea. Nii et ma olen queen of my home. Thank you for watching this video. Ciao! Nüüd, kui mul on see tehtud, tahaks süüa lihtsalt.